et ka kõik kodanikud saavad aru, et varastada ei tohiks. Et selles mõttes akta eesmärgid iseenesest on ju õiged. Et kui inimesel on olgu ta suur või väike autoriõiguste omanik, et tal on õigus oma selle toote või teenuse kaitstusele varguse eest või saada, tal on õigus saada tasu selle eest, mida ta on nagu teinud. Et selles mõttes akta eesmärgid on kindlasti õiged. Küsimus on selles, kas need meetmed nende autoriõiguste kaitseks on tänapäeval enam kohased ja kas nad on siis kooskõlas mingisuguste inimeste põhiõigustega. Mul on väga huvitav ja kummaline kuulda seda vasakpoolse erakonna sellist parempoolset juttu, mida mina julgekski öelda. Et see, mina parempoolsena ei absolutiseeriks omandiõigust üldse ja eriti mul on suur kahtlus, kas autoriõigus on üldse omandiõigus. See autoriõigus on väga spetsiifiline valdkond ka praegu. Näiteks kui mulle keegi pärandab oma autoriõigust ja pärandab oma auto. See on täiesti erinevad asja. Ma võin auto kasutada kui minu oma, aga seda teost ma ei saa öelda, et see on minu oma. Võt mulle pärandati Tammsaare see tõdeõigus ja nüüd see on vabandust Lotmani oma. Tõdeõigus. Nii et see ei ole sama intellektuaalne omand, ei ole samasugune omand nagu teised. Ja see siin varastamine, ma ütleks, et intellektuaalne varastamine on plagiaat, aga mitte see, et see on koopia oma. Ja see kapeerimine võib ka erinevatel eesmärkidel olla. Mina põhimõtteliselt ei kapeeri, sest ma austan teist omand. Samas ma järjest rohkem oma tekste märgin copyleft märgiga. Tähendab, et mina loobun sellest omandist. Ja praegu mul on probleem, ma üht raamatut kirjutan ja kirjastus ei taha seda copyleft märki panna, sest temal on õigus. Aga minult autoril ma tahan just nimelt kõik kirjutasin ja see ei ole minu oma. Mulle väga meeldib selline suhtumine, kuna mina arvan ka seda, et kultuurilised kultuuriline intellektuaalne omand ei ole just ka mingi asi, mida me müüme nagu produktina. Et kultuurilise mingisuguse idee mõte on ikkagi see, et sellest saaks alguse teised ideed, ehk siis selle eesmärk ongi see, et me saaksime kasutada neid ideid. Et mina tõstaksin selle akta nagu võib-olla kultuurilises plaanis nagu uude konteksti, et me oleme märkamatult minu arvates astunud uude ajastusse, kus meie seadusandlus käsitleb autorikaitset kui esemelisi väärtusi. Aga nüüdseks on see juba nagu interneti ajastuba ennast täielikult minetanud, et minu meelest peaks juba alustama sellest, et autorikaitse seadus ise vajaks juba uut suhtumist. Et ma arvan tegelikult seda, et see piraatlus sellisel kujul on natukene nagu üle ekspluateeritud praegu, et me ei ostaks tõenäoliselt kõiki seda infot, mida me praegu tarbime igapäevaselt internetis. Sest et tõenäoliselt meil ei oleks selleks kellelgi ressursse, et see kõik nagu ükshaaval kinni maksta. Ja teiseks on oluline, et me näeksime väga paljusid erinevaid nähtusi, mis, ma räägin nüüd konkreetselt internetikeskkonnast, mis seal levivad selleks, et me oskaksime üldse vahet teha, mille eest me oleme nõus seal maksma ja mille eest mitte. Et kui see akta sellisel kujul praegu vastu võetaks, siis mina näen nagu seda olukorda, et me astuksime tagasi sinna maale, kus me istume diivani peal, meil on pult ja me saame valida telekanaleid, aga me ei saa ise luua seda sisu ja me ei saa tegelikult nagu, meie eest tehakse ära see valik, et mis kanalite vahel me saame valida. See on väga õige ja paraku tavaliselt siis kanalite arv väheneb. Jah, aga ma nüüd ühe asja ütlen, et tegelikult siin ei ole kaks asja, esemed ja mingisugune intellektuaalne, tegelikult on kolm. See, ütleme, intellektuaalne omand, kaubamärgid ja asjad. Ja näiteks intellektuaalsed omandid, seda muuseas seadus väga hästi teab, seda te ei saa patenteerida oma raamatut.
te saate ainult copyrightiga, aga mingid leiutistesse te saate patenteerida, sest see on idee, millest saab teha asja, aga see on puhas idee. Aga selles suhtes kaubamärki on võimalik samuti ju patenteerida. Just nimelt, kaubamärki saab patenteerida, aga teost ei saa. See peab ainult copyright panna. Kui natuke debateerida, et kas siis see kultuurifilosoofilised arutlused ma jätaks nagu kõrvale, et see, mis on kultuuri tähendus järgnevatele põlvkondadele ja tsivilisatsiooni arengu narratiivid, et need võib-olla ei ole nagu, ma ei tea, praeguses kontekstis kõige kohasem. Vähemasti minule kui seadusandjale see on natukene nagu ei ole kõige veenvam argument. Aga minu meelest ikkagi, ega te ju ei ütle seda, et kui inimene kirjutab näiteks raamatu, on 2 aastat seda kirjutanud ja siis see trükib selle ära ja siis on ju täiesti loomulik, et ta eeldab, et ta saab vähemasti mingisugust kompensatsiooni selle tööd. Ma olen praegu andsin artikli, mida ma kirjutasin 25 aastat. Ma loodan, et ma sellest mitte midagi ei saa. Ma saan aru, et vastupidi, ma olen sinna üsna palju investeerinud. Ei, selles mõttes, muidugi Eestis on veel natuke teistsugune olukord, et kuna meie autorid on üldiselt nii tundmatud, et neile väga meeldib, kui neid varastatakse, siis vähemasti keegi kuuleb ja loeb neid. Aga üldiselt põhimõtteliselt inimesed, kes on panustanud sinna oma loovat energiat ja oma aega, on täiesti loomulik, et nad saavad mingisugust kompensatsiooni selle eest. Kui see, ütleme, muusikateos läheb internetti ja järgmisel päeval kõigil ta on juba olemas, enne kui see plaat riiulile jõuab, siis on minu meelest täiesti arusaadav, et need inimesed, kes on selle tootmisesse panustanud, tunnevad ennast küllaltki halvasti ja neil on nende õigustatud ootus saada tasu sellest, mida nad on teinud, on rikutud. Kui nad on see tasu jaoks. Aga kui mina... Miks saama palundustke vastake, ärme räägi? Mõni on nõus tuleriidale minna selle oma teose pärast, mitte seal mingisuguse raha. Mina arvan, et siin võib olla ka nagu suuresti see probleem, et kuidas on üles ehitatud meie mingisugused muusika- või meelelahutustööstuse need ärimudelid, et selles suhtes näiteks mina usun ikkagi seda, et mida rohkem internetis levib mingisuguse artisti muusika, seda rohkem seda ka ostetakse. See ei ole omavahelises suhtes, et nüüd kõik tõmbavad selle endale alla, et seetõttu jääb tal täielikult iga selle allalaadimise korra eest tulu saamata. Nagu ka riietega me tahame muusikat enne proovida, me tahame seda kuulata ja tegelikult ostetakse plaate sellest hoolimata, et võib-olla need lood on juba endale ammu arvutisse enne salvestatud. Ei, ma sellega ma olen selle kõigega nõus, küsimus on lihtsalt põhimõttes, et ma nägin, et akta eesmärk kaitsta seda, et inimesed saaksid oma tehtud teose eest, mis iganes vormis, saaksid vähemasti mingisugust kompensatsiooni. Siin on muidugi väga suur erinevus, kas tegemist on Eesti artistiga või mingisuguse Hollywoodi artistiga, siis see põhimõte, et inimene, kui ta on midagi tootnud ja pannud selle C-tähe peale, siis ta tahaks midagi selle eest vastu saada, on täiesti õige. Ma praegu hetkel selle küsimusega piiri, et enne kui me jõuame paneeli keskpaiku, küsiks seda viimase küsimus, et kas kui Eesti aktaga ei liitnu, mis siis juhtub, et kas elu läheb raskemaks, äritsemine keerulisemaks või siis eestlased on läänemaailma ees siis üks suur patikamp, et kuidas sellega täpselt on siis? Ma võin mõned argumendid tuua, mida valitsus on toonud. Neid saab analüüsida. Esiteks, siin on stsenaarium on mitmeid. Esiteks 26. juuni vist, kui ma ei eksi, Euroopa Parlament hääletab seda aktat. Kui Euroopa Parlament ütleb ei, siis akta on surnud, siis meil ei ole midagi teha. Me võime siin poolt või vastu hääletada. Kui aga Euroopa Parlament hääletab poolt, meie siis ei liitu lepinguga, siis tekib legaalselt suhteliselt keeruline lugu, sellepärast, et Euroopa Liidu liikmesriigina siis meile akta laieneb, aga ainult nendes sätetes, mis on siis Euroopa Liidu pädevuses, ehk siis kriminaalosa praegusel hetkel siis meile ei laieneks. Küll aga saab Euroopa Liidu pädevusi edaspidi laiendada liikmesriikide heakskiidul ja siis võivad ka need ülejäänud osad meile laieneda, aga igal juhul tekib selline suhteliselt kahtlane legaalne koht ja minu meelest ma ei ole üheltki ministeeriumi inimesed veel saanud nagu sisulist vastust, et kuidas sisuliselt välja hakkab nägema.
teine asi, mida Paet räägib seda, et kui me nüüd aktaga liitume, siis me saame mingisuguse kvaliteedimärgi külge. Et siis suured sellised meelelahutusorganisatsioonid nagu iTunes siis vaatavad, et sa oled aktaga liitunud, siis võib sinna nagu müüa. Kui me sellega ei liitu, siis on et need on ikka need samad Ida-Eurooplased, need, kes midagi ei austa ja ainult tahavad varastada. Et noh, see on selline arutelu koht, kas on see risk olemas või ei ole. Minu jaoks olles julgevad ennast tõestada globaalühiskonna liikmeks, on see aktaga liitumine, kui ka meie seda ei tee ja mujal maailmas seda tehakse, siis meid mõjutab see ju nii või naa selles suhtes, et meie sõltume siin nii palju sellest väljast tulevast infost, et isegi kui me Eesti tasandil sellega ei liitu, siis minu jaoks oleks oluline see, et seda ka Euroopa tasandil ei tehtaks. Sest me oleme alati mõjutatud sellest, mis sünnib mujal maailmas. Kas publikul on küsimusi? Jah, palun. Kui European Union Court of Justice otsustas nüüd 16. veebruaril kohtuasjas Saban versus Netlog NV, et riik ei või ISP-del peale sundida filtreid, mis vastavad mingitele tingimustele. Seal oli välja toodud, et need filtreid on üldised, et need filtreid on piiramatuks ajaks ja veel mõned asjad. See otsus langetati vastavalt 3 Euroopa Liidu direktiivile. Siis kuidas see mõjutab aktat? Kas saite küsimusest pihta? Ma sain aru, aga ma selliseid veendusi seda kohtuotsust konkreetselt ei tea, aga noh, tõenäoliselt siis nad peavad muutma mingisuguseid direktiive selleks, et need sätted võiksid jõustuda, aga no jällegi küsimusega Euroopas üldiselt ma arvan, üheski riigis ei läheks sellist ISP-de lauskontrolli tegemine parlamentidest läbi. Noh, siis on küsimus, miks see jama seal sees üldse on. Kas kellegi on veel küsimus? Jah, palun. Küsimus Jevgeni Ossinovskile, et kuna te olete nagu kõige rohkem selle aasta võib öelda, et mitte poolt, aga siuke neutraalne. Et kas te siis täpselt teate, mis see loodav komitee tegema hakkab? Millised on selle volitused ja kes sinna kuulub? Ma olengi valitsusest kaitsma hakanud siin. Komitee puhul, selles mõttes siin selles osas on jällegi hästi palju igasuguseid hirmusid olnud, et tegemist on selles mõttes tavapärase asjaga, et peaaegu iga rahvusvahelise lepingu rakendustes on mingisugune komitee, kes siis jälgib selle välislepingu täitmise üle. Küsimus on nüüd selles, et missugused selle akta volitused siis on, et nad tulevad kord aastas siis liikmesriikide esindajad kokku ja siis arutavad, kuidas akta rakendamine riikides on kulgenud. Ja siis saab teha riikidele soovitusi. Muidu iseenesest on siis ma küsisin ka Välisministeeriumi asekantsleri käest seda, et kui me siis praegu on ju ütleme, et ühtegi seadust ei muuda, aasta pärast tuleb see akta komitee kokku, ütleb, et näete, siin on see teil puudujäägid siin, tehke seda. Ja mille peale öeldi sealt, et akta komitee võtab kõiki otsuseid vastu konsensuslikult ja siis Eesti oleks lihtsalt neile vastu. Ja siis ei võetakse mingit asju vastu. Ehk siis minu meelest ka taaskord täiesti mõttetu asi. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis me läheme edasi. Ja siin puhul ma tsiteeriks ühte tsitaati, et Creative Commons liikumise käivitaja Lawrence Lessing on öelnud järgmised sõnad. Kultuur, mille rajavad põlvkonnad, kes on omaks võtnud idee, et reeglid ongi mõeldud rikkumiseks, on demokraatlikus mõttes nõrgem kultuur ja see nõrgestaks ka pühendumist õigusriigile. Et kui tänapäeval moodustab illegaalne failivahetus umbes 25% internetiliiklusest erinevate statistika või uuringute järgi, siis kas on mõtet teha selliseid seadusi, mida niikuinii hakatakse rikkuma, et kas see nõrgestab õigusriigi aluseid või inimlikku moraali üldiselt? Kas sellega on? Alustame vahelduseks sealt poolt. Jah, Mihhail Loppa. Nüüd jällegi filosoofiline küsimus.
kas on mõtted võtta seadust, mis nagu nii rikutakse, igat seadust nagu nii rikutakse, et nagu tappa ei tohi, aga seda rikutakse. Sellegipoolest ma ei arva, et tappa on hea. Nii, et selles mõttes, et selline üldine formuleering siin ei kehti. Me peame vaatama see konkreetselt akta asja ja ma juba ütlesin oma seisukohta, et ta no ma ütlen teistmoodi, et veel üldisemalt ja filosoofia. See on katse nagu homsed tehnoloogiad suruda sisse, mitte tänas, aga eilse päeva mõteteks. See on täiesti loomulik soov. See on hirm tuleb, see on hirm oma intellektuaalse varajas. Ja ma ei ole nõus siin Jevgeni Ossinovskiga, et see on normaalne asi, et autorid tahavad kaitsta, et produtsent tahavad kaitsta. Jaa, aga need, kelle eest nad tahavad kaitsta, neil on ka õigused. Ja akta peaks olema nagu balansseeritud. Sa oled minuga nõus ju. Ma räägin täpselt sama asja ju. Siis on okei, aga mulle jäi meelde, millegipärast mulle jäi selline mulje, et sa tahtsid rõhutada ainult seda ühte poolt. Et neil on õigusi, aga kuulejatel on ka õigusi. Loomulikult. Teile Tammemaa, teil oli. Ja ma olen ka sellega nõus, et nii autorikaitseseadus, ma ikkagist jääksin selle juurde, et see autorikaitseseadus on selle aktaga selle nagu probleemi situatsiooniga sama palju seotud. Et tegelikult ju öeldakse seda, et see internetipiraatlus ja varastamine sellisel kujul on tingitud mitte sellest, et uus põlvkond oleks kamp vandaale, kes täiesti seadust ignoreerides tahavad ennast varastada. Vaid küsimus on ka selles, et lihtsalt puuduvad need teenused, et seaduslikul teel neid nähtusi seal tarbida. Et võiks siis alustada seaduste muutmise asemel sellest, et arendada edasi teenuseid. Ja nüüd on see loogika, millega mina ei ole nõus, et kui näiteks ei ole mingi, mul on siuke tapmise vajadus. Kui ei ole mul sellist seadusega ette nähtud niši, kus ma tohin tappa, siis ma olen sunnitud rikkuda teie nagu te ise ütlesite, siis aktat ja tapmist ei tohiks vaadata nagu ei tohiks tõmmata paralleeli. See on ka õige, aga lihtsalt võt see loogika. Jah. Ei no selles suhtes oleks teine äärmus. Absoluutselt sellega, mis küll kõik nõus, et autor ja intellektuaalne omand vajab kaitsmist. Kuidas ja mis struktuuride järgi, see on küsimus, et kas me üritame vanadele, keegi kuskil kirjutas, et 17. sajandist pärit autorikaitsemudelitele mingid uuendusi teha. On 20. sajandist. Või me üritame luua nagu praegusele ajale ja praegusele kübertekstile vastavat õigusruumi. Lihtsalt kui kultuuriloega, ma tean, 17. sajandil oli väga hea piraatlus. Seda ma olen ka tähele pannud, et alguses räägiti, et akta meetmed on 60. aastate omad, siis 19. sajandi omad ja keegi ütles, et 17. sajandi. Vast jõuakski aega välja juba. Aga selle algtsitaadi juurde tagasi tulles ma arvan, et sisuliselt see ongi see laiem küsimus. Et kui mingisugune praktika, mis ei ole sotsiaalselt väga nagu vastumeelne enamikule inimesele, kuna enamikul inimestest seda teeb, siis kas nende inimeste tembeldamine, nende 90% inimeste tembeldamine kurjategijateks on selles mõttes õige viis selle probleemi lahendamiseks. Tõenäoliselt nad teevad seda ikka edasi ja tõenäoliselt nad isegi ei tunne ennast eriti süüdi. Et teha sellist korda, selles mõttes, et kui me teeme korra, kus 90% inimestest muutuvad kurjategijateks, siis peaks kuidagi kiiresti üritama lahendada see probleem, et enam ei oleks 90% kurjategijad. Kurjategijaid ei tohiks ikka üle poole, ei tohiks ühiskonnas olla, et siis on nagu vähe jama lugu. Et sellepärast ma arvan, et siit ongi see järgmine arutlusteema plokk, mis ei ole aktaga kaudselt seotud, on see, et loomulikult, et 21. sajandil, kus 25% internetiliiklusest on praeguse korra järgi vargus, et võib-olla peaks need asjad üldse üle vaatama niimoodi, et oleksid nii autorite õigused enam-vähem balansseeritud kaitstud, kui ka siis inimeste reaalne tegevus internetis.
Selge. Jah, palun. Ma võite ette, et võiks minna seda teed, mida läks Wikipedia, et teha sellist autoriõiguse vaba internetiruumi. Näiteks mida oma tekstid hea meelega paneks. Ja see Wikipedia on üks parimaid ressursse praegu. Ja üks oluline samm või selline kõige suurem selline argument akta vastu ei olnud demonstratsioonid tänapäeval, aga kui üks päev Inglise Wikipedia ei töötanud, siis selgus, et need putid, vabandust, need härrad ja daamid, kes tegelevad seosega ka nende töö on häiritud. Ja ma arvan, et me lähme, ma ei hakka praegu igasugust päeva filosoofilise konstruktsiooni siin esitama, aga ma arvan, et me läheme selles suunas, kus autoriõigus hakkab kahaneda. Ma nõustaksin, kui see akta korraks kõrvale jätta, siis praegune, ma räägin nüüd kohalikust Eesti seadusandlusest, et praegune situatsioon on selline, et need autorid, kes ei taha, et nende õigusi kaitstakse sunniviisiliselt, mis ja on trahvitakse mis on pehmelt öeldes väga absurdne olukord. Et tõesti trahvitakse ka autorid endid, et mul on tunne, et see seadusandlus ei ole mitte autorite poolt initsieeritud, vaid nende vahendajate poolt. Venemaal oli mingi suur skandaal, kui ma ei mäleta, ma ei tea neid bände, aga väga kuulus bänd, suurte tähtedega väga kuulus bänd. Tuli Moskvasse oma kontserti andma, selgus, et mingisugust lugu nad ei tohtinud esitama, sest mingisugune vene autoriõigustel on mingisuguse, mis see on, autorikaitse.